Tere! Jõudsid kanalile Eduardi autovideod. Eduard minu nimi. Täna räägime natukene isiklikumal teemal, vähem actionit, vähem mingisugust praktilist õpet. Aga räägin sulle natukene oma minevikust, oma tänasest seisust ja sellest, kuidas see kõik nagu tänase autondusmaailma ja ka kunagise autondusmaailmaga kokku läheb. Oodan, et saad mõne koha peal naerda, kuskilt midagi õppida ja kuskilt ka võib-olla midagi ära tunda. Võtame teema pulkadeks. Kindlasti oled sa kuulnud nii mõnegi autoentusiasti käest, et tänased autod on nagu nad on, paljud mehaanikud kipuvad neid kiruma ja võib-olla sa ise oled ka nagu samal arvamusel, et ei ole see tänane auto kuidagi enam õige asi, aga miks siis nii arvatakse, miks see nii on? Räägin sulle sellest, aga me peame kõigepealt minema natukene ajas tagasi. Mitte päris nii kaugele, ärme päris mustvalgesse aega lähe. Aga ma võtan sind kaasa ühele väiksele rännakule umbes sinna aega, kus ma olin niisugune 7–10 aastane poisikene ja minu jaoks kogu see autondus algas ühest hästi lihtsast hetkest. Mäletan seda kusjuures täiesti väga hästi nagu eilset päeva ja kusjuures värviliselt. Isa nimelt mul on siin suur tegur. Nõukaajal jõudis isegi mingisuguse 5. kategooria luksapani, mis oli tollel ajal the shit. Ja igasugused treimised, kiivitamised, asjad, kõik sellised metallitööd loomulikult mehel käe sees, sest et sai uusi ajal tehnikaga tegeleda, sa lihtsalt pidid seda kõike oskama. Varuosad ju sisuliselt puudusid, juhendid sisuliselt puudusid ja iga mees oli oma masinaga sisuliselt silmitsi ise. Aga minu teekond siis hakkas sinna täpselt nii, et küsisin lihtsalt isa käest ühel hetkel, et kuule, kuidas töötab automootor? Ja siis sõna otseses mõttes paberi ja pliiatsiga tehti mulle ajalehe nurga peale 4 takti põhimõte, et kord on kolb üleval, kord on kolb all, siis on see klapp lahti, see klapp kinni ja kogu see story. Ütlen ausalt, täpselt oma vanust ei mäleta, aga ütleme 10 näite huvides ja 10-aastasele poisiksele selline info oli kuidagi veidi liiga palju, et sellest paberi peal aru saada. Ja mäletan suurepäraselt seda hetke, kui laps ükskord ühest romulast tõi mulle ühe Volkswageni bensiinimootori. Oli äkki mingisugune Golf 1.2 pealt, 1.4, 1.6 bensukas. Too mootor oli mingil põhjusel lukkunud ja tänu sellele ilmselt sai selle mingisuguse pudeli viina eest sealt romule väravast kätte. Ja pandi see mootor koju mulle garaaži põrandale maha ja siis mina mingisuguse 2-meetrise pika kangiga väänasin neid kaanepolte lahti ja keerutasin seda mehhanismi käe vahel ringi. Ning kuidagi need 4 pildikest sealt ajalehe nurga pealt animeerusid ja kogu see põhimõte ja kõik see asi nagu ärkas minu peas ellu. Ja nagu ütlevad moodsad klassikud, siis ülejäänud on juba ajalugu. Aga tegelikult ei ole. Sealt edasi läks kõik väga põnevalt. Hakkasin ise oma mingisuguse punnvõrri asjaga möllama. Hakkasin lugema autode kohta vastavat tehnilist kirjandust, käisin võistlustel. See oli nii kohutavalt põnev ja mäletan sellises varajases teismeeas, kui ütleme, sai laenatud isa käest autot. Jah, see oli esimene auto, mida mina mäletan, mis minu majja tuli poest uuel kujul. See ei olnud õnneks mu isa jaoks esimene uus auto, aga see oli see, millega mina ka põksu sain. Kui palju tuhandeid kilomeetreid noorust on sinna autoistmetele jäetud ja ka minu sõpradel igasuguseid seikluseid on selle autoga, aga see auto see selleks ja kui me käisime sellega Haapsalus, vaatasime võistluseid, kiirendusi põhiliselt, tead, sa jalutasid seal bokside vahel ringi, sul lihtsalt õbe nii tilkus suu nurgast, kui sa vaatasid, et mehed, et kuidas te suutsite siit sellised võimsused saavutada. Sa rääkisid boksimeestega juttu, et kuidas see kõik tehtud sai, kui palju nad seda õhku lasid, kui palju nad õppisid, mis turbot nad kasutavad ja nii edasi ja nii edasi. See oli metsikult äge aeg. Ei, ma ei räägi, et kiirendussport kuhugi kadunud on, aga see on lihtsalt selliseks sissejuhatuseks, kuidas mind see maailm nagu võlus ja kuidas ma selleni kõigeni jõudsin. Ja siis jõuame kätte enam-vähem sinna siuksesse nagu loogilisse arengusse, et ühel hetkel oli loomulikult ka mul isiklik auto.
Ja lausa esimese neist ma isegi turbotasin ära, lasin selle epiliselt õhku, vahetasin mootori välja ja juhtus veel seikluseid, aga see polegi isegi oluline. Selles mõttes, et kuidas see kõik nagu tänapäevaga seotud on. Ja me ei saa sellest tänapäevast enne rääkida, kui me räägime sellistest nii-öelda autonduse kuldaegadest. Need kuldajad on muidugi iga inimese jaoks erinevad. Mõni ütleb, et peale 60-ndate Ameerikat enam polegi mitte kunagi autosid ehitatud. Ja olles ka nende masinatega minimaalselt kokku puutunud, ma võin täiesti mõista, miks väga paljud ütlevad, et see oli autonduse kuldaeg. Aga see ei olnud minu jaoks, sest et minust läks see maailm mööda ja minu nagu selline legendaarne aeg on ikkagi seal ütleme 90-ndate algus, kuni seal ütleme 2000 esimene seal need nullindad nii-öelda, esimene pool. See oli selles mõttes hästi lahe aeg, et sa nägid, kuidas tehnoloogiad arenesid, karburaatorid jäid minevikku. Mul kunagi oli kusjuures karburaatoriga auto, see oli Mazda 626 Coupé, mis oli siis võin praegu eksida, aga äkitsi oli 2,12 klapine, 80 kopikatega kilovatti ja see oli Mazda viimane karburaatoriga mootor ja see oli pehmelt öeldes keeruline leiutis. Selle masina kapoti all oli ei rohkem ega vähem kui terve kilomeeter vaakumvoolikuid, sest et see karburaator prooviti tööle panna juba sama hästi, kui olid juba sissepritsesüsteemid. Need olid juba täiesti olemas ja mitte ka kuigi haruldased selleks aasta käiguks. Aga ilmselt mingid patendid asjad midagi maksis väga palju ja Mazda proovis teha veel nii-öelda vana tehnoloogia peal samaväärse tulemuse. Ei töötanud see pask. Sõna otsa mõttes ei töötanud. Võib-olla kunagi töötas. See masin, mis mul oli, see oli täielik õudusunenägu. See karburaator käis 17 000 korda selle mootori küljest maha, käis tendides, reguleeringutes, kõikides asjades. Kokkuvõttes oli seal 2 varianti. Ta oli kas jõuetu ja suri külmast peast välja, aga tarbis enam-vähem normaalselt bensiini, seal ütleme 10-12 liitrit linnas, või ta läks ideaalselt käima, hoidis super hästi tühikäiku, aga sõi kõik 20. Et täpselt sellised 2 valikut olid, vahepealset võimalust kahjuks ei olnud. Õnneks aga mul oli omal ajal üks sõber, kellel oli täpselt samasugune auto ja tal oli mingisugune needus käigukastidega. Ta suutis neid kas 2, 3 või lausa 4 tükki puruks sõita niimoodi, et minu autos sai talle kohe doonor ja oligi minu jaoks selle masinaga lugu unustatud. Aga läheme natukene sinna tänapäeva poole, et ma muidu jäängi oma neid lugusid sulle rääkima. Tänane autondus. Meil ei ole vist täna enam olemas ühtegi autot, millel ei oleks tagaluugi peal kirja turbo. See on nii ülekasutatud ja kuidagi nii tavaliseks muutunud asi, sest et mina mäletan seda turbode aega hoopis teistmoodi, et väga suure osa oma teadmistest ja kõigest ma sain ju ikkagi sealt samast ajalehe nurga pealt isa käest. Tõsi küll, mõningad need teadmised olid tolleks hetkeks ajast maas, aga mulle õpetati seda täpselt nii, nagu Sojuzi ajal see info temani jõudis. Ja teemaks olid ka ükskord mul isaga garaažis kusagil seal treipingi ja keevitusaparaadi vahel tõenäoliselt mingisuguse vändpõlli otsas istudes ka turbod. Et meil olid Sojuzi aegsed veoautod kodus ja nendel olid turbod, andke andeks, mis elukad. Ja nende kasutegur muidugi oli kohutav, aga need olid füüsiliselt muljetavaldava suurusega. Ja need vilistasid kõrvu lukustavalt isegi tühikäigul. Ja siis ma küsisin, et aga miks nagu turbod on ainult suurtel diislitel, et miks nagu bensuautodel neid ei ole? Ja selle peale tuli lihtne vastus, et see on põhimõtteliselt võimatu. Kuigi jah, selleks aastakäiguks olid turbobensiinimootorid juba isegi seeria tootmises, aga need olid tõepoolest keerulised ja ütleme 70-ndate Sojuzi aegadel oli see ilmselt ka võimatu, vähemasti Sojuzi tehnoloogiate mõistes, et sealt ka selline info. Ja sa kujuta ette, kui ma saan teada, et turbod on sisuliselt võimatud bensiinimootorite puhul ja siis sa näed ühte neist. Ilma naljata sa näed turbobensuautot ja sa oled lihtsalt peast toimub plahvatus ja siis sa vaatad ja uurid seda asja alguses mõtled, mehed, mis nali see on, et see ei ole võimalik, kuidas nii saab?
kogu sinu endine maailm lihtsalt kukub kokku. Sa vaatad ja imestad ja siis vaatad neid võimsusnäitajaid. Mis asja, mehed, kus kohast? Mäletan, see oli äkitsi Audi S4, mis oli see esimene masin ja siis sa vaatad 169 kilovatti 2,2 bensumootorist. Sa nagu päris tõsiselt hoiad peast kinni, et 2,2 liitrit 169 kilovatti, see tekitas aukartust, see oli vapustav, see oli eriline. Veel eriti mul oli see number eriline, kui sa kõrvutasid peas seda mingisuguse 10-liitrise diisliga, mis oli mõnel Sojuzi aegsel veoautol ja millel oli kilovatti number täpselt sama. See oli lihtsalt, sõnu kirjeldamatu, see oli nii eriline, et ta oli eriliste asjade riiulises ka erilisel kohal. Ja siis järgnesid sinna igasugused Nissan 180 ja igasugused sellised vahvad, põnevad elukad. Siis mingi hetk tuli välja ülilegendaarne, üliäge film Iired ja vihased. Ja see oli ka täielik plahvatus. Sealt mõned osad edasi läks juba muidugi mingisuguseks ulme actioniks, kus hakati tanki õhus juhtima ja tegema 500-meetriseid õhulend autoga külg ees, pommi otsas, see läks juba jamaks, aga see esimene film, see andis sellele noorte poiste ja ka tüdrukute põlvkonnale mingisuguse sükse suuna, mingi väljundi, mingi idee, sest et mäletad kõik need omaaegsed autokauplused, kus müüdi igasugust All Ride oli selline pop-bränd, mis müüs igasugust vilkuvat tilulilu, mida sai sigaretisüütajasse pista. Seal olid sul igasugused kroomitud jalamattidest kuni vilkuvat kõlariteni, igasugust sellist lollust. Ja seda isegi osteti, sest et midagi põnevat taheti ju autodega teha. Ja kui tuli välja see film, siis reaalselt kogu ühiskonnas toimus mingisugune nihe. Tekkisid sellised miitingud, hakati parklates kokku saama, olid põhjavalgused mingitel autodel, hakati ägedamaid velge autodele alla panema ja loomulikult ilmusid välja sinna ka nii-öelda vanaisade ja papade tagant kõrvale pandud Audi 80-tele lisaks ka turbomasinad ja nende hääl ja nende käitumine, see oli midagi hullu. Mina olen ise Pärnu poiss ja ma arvan, et kõik motospordi ja autotuuningu entusiastid teavad Pärnus ühte kutti, kes Audi 200-ga hakkas juba siis ilma tegema ja täna on mees jõudnud juba 4-kohaliste numbrite juurde ja ei plaanigi maha rahuneda. Ja kui sa vaatasid, kuidas selle venna masin liigub, see oli lihtsalt siit maailmast väljaspoole, see oli ebareaalne. Ja see turbod ja kõik need asjad, see oli special. See oli tõesti special. Ja hüppame sellest kiirete ja vihaste turbovilest ja sutsudest ja rehvisuitsust nüüd tänapäeva. Sa issand, tegelikult ka, mis toimub. Mingid downsizingud, 1 mootorid, 0 mootorid ja okei, jätame kõrvale selle kaua need mootorid kestavad ja kõik see asi, sest et see mootorite eluiga, see on märgatavalt langenud, aga siin on endiselt veel on olemas mootoreid, millega saab isegi natuke aega sõita ja väga palju sõltub sinu hooldustest ja asjadest, et kui sa selle Kia 1,0 turbo endale ostad ja sa sellele õli iga 7-8 tuhande tagant vahetad, kasutad kvaliteetset bensiini iga 50 tagant, teed sisselaske puhastuse koos pihusti hooldusega ja nii edasi, ehk siis paned sinna sama palju raha, kui oleks teinud normaalsesse 3-liitrisesse lihtsalt, ilmselt kestab see ka 10 aastat ära. See ei ole point. Point on selles karakteris. Ja vaata, müüakse meile ju neid autosid igasuguse vahvate selliste loosungite all, et see on ilgelt ökonoomne, see on ilgelt tore. Aga tead, ökonoomsed autod on kogu aeg eksisteerinud. Esimene kapitalistlik romu, mida mina oma nooruspõlvest mäletan oma isa garaažis seisvat,
oli Golf 2 diisel. See tärises ja lärises, edasi ta tõenäoliselt ka eriti ei liikunud, ilmselt soojaks läks ka ainult jumala abiga. Aga 90 alguse paigus tolleaegne veel siis ütleme värskelt endine Nõukogude Liidu inimene ei oskanudki omale midagi suurt paremat tahta. Aga ma mäletan seda, kui palju see auto kütust võttis. Ei võtnudki. Sõna otseses mõttes see oli seal 4-5 liitri küsimus, palju see auto kütust tarbis. Ja sellised on kogu aeg olemas olnud. Kui ma Golfi tõin näiteks, võtame kohe edasi Golf 3 näiteks, 1.9 turbodiisel 81 kilovatti. Vägagi viisakas dünaamika, täiesti naeruväärne kütuse kulu ja nii edasi. Ja selliseid masinaid on kogu aeg olnud ja nüüd täna rääkida, et see on mingi superefektiivne tehnoloogia. Näiteks mäletad, kui tulid välja bensiini otsepritse mootorid, mis imelisi lubadusi meile anti, et 15% parem kütuse kulu, 15% parem võimsus, mitte midagi ei juhtunud. Audi pealt mäletan väga hästi, viimane mudel oli 1.8 turbo ehk siis nii-öelda tavaline turbobensiinimootor, 5-klapine, tavalise pritsesüsteemiga 110 kilovatti, sealt järgmine tuli siis 2.0, 125 kilovatti juba otsepritsega. Jah, 15 kilovatti võimsama, aga mehed mootori töömahtu ka nagu törtsukene juures ja kütuse kulu päris maailmas tegelikult jäi samaks. Jah, tõsi küll, heitmed asjad on seal teised, aga ei olnud see nii suur progress. Aga teisest küljest vaatame nüüd seda autondust siis nüüd tõesti sellise, inetu sõna, aga ma arvan, et ei juhtu midagi. Vaatame läbi autopede silmade seda asja. Et need hetked, kus olid sul tõesti erilised masinad, mida sa võisid öösel lihtsalt varju järgi ära tunda, sa teadsid täpselt, see on Mercedes, see on BMW, see on Audi, see on 100% kindlalt Cadillac, see isegi pildi peal roostes või on näha, et see on Opel, me kõik teadsime seda, autod olid äratuntavad, isegi mootori hääle järgi oli võimalik neid ära tunda, sest et kui tuli sul kuskilt ikkagi Audi 5-silindriline, või tuli Volkswageni superäge 2.8, mis oli ühe kaane all VR6. Need hääled olid 100% eksimatult ära tuntavad. Loomulikult olid ka Ford Transitid ära tuntavad, aga mitte sellest kõige parematel põhjustel. Ja kui sa vaatad nüüd tänaseid masinaid, Kia, Hyundai, Renault, Mazda, Opel, Toyota, Volkswagen. Kui embleemi ei vaata, siis on ikka päris keeruline vahet teha neil. Ja seda, ma ei tahaks öelda, et ma olen nagu inimene, kes on autondusest hästi kaugel või midagi neist üldse ei tea, aga tõepoolest linnapildis nad enam minu silmis ei eristu. Ma ei räägi siin ägedatest top-end autodest, aga ma räägin tavalistest masinatest. Need on nagu täiesti vastikult ühesugused. Ja mis on veel, kui sa vaatad näiteks meenutad telefonide müügikuulutusi ja selliseid asju. Mäletad tehnikamaailmas seal ütleme 90 alguses, kui tutvustati sulle mingit uut telefoni. Seal oli terve kilomeetrine artikkel ja umbes pool ruutmeetrit suur müügikuulutus sellest telefonist. Vaata, kuidas täna telefone müüakse. Näed, mul on ka loomulikult olemas. Anna andeks, et see ümbris on nii kulunud, aga telefon täna on sul umbes niimoodi müügikuulutuses, ehk siis oma tagumise küljega, mitte selle küljega, millega sa nagu kasutad teda, eks ju. Ja vaata, kuidas on nüüd läinud see autonduse maailm. Igas suuremas kaubanduskeskuses on meil 1-2 uut sõiduautot niimoodi ilusti välja pandud ja siis seisab selle auto kõrval selline ilus reklaamtulp, kus siis saab lugeda selle auto omaduste kohta ja seal on ka siis müügikontaktid ja hinnad ja kõik sellised asjad. Ja järgmine kord, kui sa satud sinna kaubanduskeskusesse või miks mitte ka uue autosalongi, katsu leida selle tulba pealt üles mootori maht ja võimsus. Ei, seal on nagu igal elektripliidil ja külmikul ainult energiamärgised ja mingisugused neetud CO numbrid.
ja ometi olid ajad, kus auto nimes oli automootori maht ja tüüp juba sisse kirjutatud. Kuhu see kadunud on? Sest mootor ja selle auto varustus on ju see, mis loob sellest autost selle, mis ta on. Võtame törtsukese ajast tagasi näiteks selline vahva, üsna levinud, täna kahjuks juba ära rondistunud, aga Audi A6 C6. Sellel masinal on üle 10 mootori mudeli valikut. Tähendab, mudeli valikus on 10 mootorit, 10 erinevat mootorimudelit. Said aru, seal on 10 erinevat mootorit sellel autol. Ja ma olen täiesti kindel, et kui sul on olnud kunagi selline või on kas või täna, sa oled saanud sõita mõnega, millel on teistsugune mootor kui sinu omal. Või näiteks BMW-de puhul, 5. seeria BMW-del oli omal hetkel ka ligi 10 erinevat mootorit pakkuda. Ja E-klassi Mercedestel ja kõigil neil oli tohutu rivi. Ja kuivõrd teistsugune kogemus oli sõita, näiteks kui sul oli 2-liitrine baasmudel, aga said sõita sõbra 3-liitrisega või ärme siin 4 asjadest üldse räägime. Kuivõrd erinev oli see kogemus ja täiesti teine maastik. Ja jälle tuleme tagasi tänapäeva. Mis on täna meil mootorivalikud? 90% mootoritest täna on meil 4-silindrilised. Mitte, et 4 silindrit oleks otseselt halb uudis, aga see võtab ära selle teatud emotsiooni. Kuigi jah, täna näiteks 2-liitrine bensiinimootor, loomulikult turbo, see on juba kohustuslik, seda enam ei kirjutata väljagi, sest turbo on kuidas nüüd öeldagi, see on selline vaseliini tuub, mis tuleb endaga vanglasse kaasa võtta, sellepärast et see emissioonide maailm lihtsalt astub paaris tõugetega muidu sul selja taha. Ja 2-liitrine 4-silindrine turbomootor täna 200 kilovatist võimsust näitamas ei ole mitte midagi imelikku. Ja ei ole eriti kaugel selja taga ju see aeg, kus 200 kilovatti peaaegu aamen kirikus kindlalt tähendas V8. Tõsi küll, jah, oma kütusekulus ja asjast ta loomulikult jääb alla sellele tänasele mootorile, aga oma emotsioonides ja selles mitte kunagi. Ja vaata, ma korra tõin selle näite, et telefonid ja autod on selles mõttes oma müügikuulutustes läinud mõlemad veidraks. Vaata korra veel selle uue auto müügi. Ärme vaata mingit supersporti, unustame ära igasugused RS-id, M-id, Lambod, Ferrid, tavalised autod. Vaata seda müügikuulutust uuesti ja mis me sealt leiame? Suht esimestel ridadel demonstreeritakse meile seda, kui suure multimeedia ekraaniga see auto on. Ja, vaata, niimoodi ma ei tohi autoroolis teha, ma olen ohtlik ja kõik on hullult pahasti. Aga sõna ots mõttes iPadi peal minut aega surfata, kuni ma leian üles mingisuguse istmesoojenduse, see on täiesti okei. Minu arust liigub see asi kuidagi vähisammul. Ma olen tehnoloogia fänn, mulle see väga meeldib. Loomulikult mulle ka meeldivad turbomootorid, kui need käituvad kui turbomootorid, sest vaata tänaseid turbot, kui sellist ei ole enam tundegi. See turbo üritab päästa selle pisikese jõuetu mootori olematut karakterit, ehk siis sa ei tunne, millal turbo rakendub ja teeb midagi ägedat. Ta ei ole enam see, mis ta oli selle jaoks, kui nii-öelda kui veel dinosaurused kõndisid ja naftajõgedes voolas, see pole enam see turbo. ja liigume sellest kuidagi tasapisi eemale ja võtame nüüd need samad ekraanid ja asjad. Jah, see on tehnoloogia. Aga ma ei tunne, et see tehnoloogia teeks kuidagi midagi nagu paremaks või ägedamaks. Et mul on raske nagu kujutada ette, kuidas kusagil parklas saavad entusiastid kokku, kohvitoopsid peos ja hakkavad seal rääkima selle jutu asemel, et kuule just siin jah, käisin seadistamas, et nüüd puhub 1,7 ja nüüd siduriga on asi piiri peal. Kuidas süke jutt võiks asenduda sellega, et kuule, tõmbasin viimase update'i, mul tuleb nüüd Spotify ilma internetita. Sorry, see ei huvita mitte kedagi. Okei, on inimesi muidugi keda see huvitab,
Aga see ei huvita neid, kelle jaoks auto ja kelle jaoks autoga sõitmine ei ole rutiinne tegevus. Loomulikult me kõik kasutame autosid igapäevaselt, need on meie elu lahutamatud osad, aga väga paljudele auto endiselt ei ole pelgalt transport. Aga ma pean tõdema, et nende entusiastide arv tegelikult langeb, sest et autondus täna kui selline ei ole enam see, mis ta oli. Need vahvad entusiastid ei kao loomulikult mitte kuhugi, nad alati jäävad alles, aga see maailm on muutumas, see ei ole enam see. Ja sellepärast sa võidki näha seda, et kusagil seltskonnas, kus tuleb mingisugune kitsaprilliga lakutud soenguga ruudulise särgiga mingisugune mingi imelik onkel, kes tõenäoliselt räägib sulle mingisugustest NFT-dest ja bitcoinidest ja samal ajal mainib seda, kui vähe ta diiselavensis kütust võtab, siis mõni ime, et mingitel tüüpidel nagu lähevad kulmud niimoodi kortsu ja nad tahaks võtta lihtsalt ühe esimese tömbi raudeseme ja lõpetada selle inimese eksisteerimine või vähemasti tema auto. Jah, kindlasti neid fänne jääb, aga see maailm ei ole enam see. See ei ole enam see lugu. Sain sulle nüüd terve oma hinge tühjaks viriseda ja võib-olla sa saad aru, miks mingid inimesed just nii vaatavad autosid, nagu nad vaatavad. Võib-olla oled sina just täpselt selline inimene nagu mina, kes vaatab ka seda äppi ja ekraani autot suhteliselt siukse eemale tõukava vastikusega. Sama teema on ka kusjuures nende elektriautodega. Tõsi, väga paljud elektriautod ei ole üldse pahad masinad, selles mõttes, et kilomeetrite numbrid on läinud viisakaks, tänase bensiini ja diisli hinna kõrval elekter on ka üsna odav, laadimine käib juba päris kiiresti, aga nendes autodes on puudu see, mis on minusugustele dinosaurustele ja loodan, et sadadele tuhandetele teistele veel, see kõige olulisem komponent autost ja see on emotsioon. Ja emotsioon on see, mis on tänaseks kadunud. That's it, seda enam pole. Ja me võime lugeda endiselt väga erutavaid uudiseid, et ilmus uus RS6 on juba testimisel, tuleb isegi sedaan seekord. AMG-d flirdivad siin ka tuhandeste numbritega. Toyota kõikidele ootamatult võttis kätte, tegi 4-liitrise doppelturbo V8. Jaa, need on olemas, aga need on nii üksikud autod nende sadade, kui mitte tuhandete käkkide kõrval. Sa kujutad ette, mitu üks piinlik Audi A3 on vaja maha müüa selleks, et üks RS6 tootmisliinilt maha lükata. Tohutu palju, sest jutt käib mudeli valiku keskmisest CO-st ja isegi siis, kui sa ostad omal täna uue RS6, sinu auto hinna sees on ligemale 20 000 eurot keskkonnatrahvi. Absurd, kas pole? Okei, pakime selle video kokku, muidu kui ma ei lõpeta, siis tuleb seda veel terve tund aega ja see kogu see story kaotab oma mõtte ja selle originaalsuse. Kui sa tõesti kuulasid või vaatasid selle video lõpuni, siis metsikult suur aitäh sulle. Nii kui on see video üleval, siis võid täie kindlusega teada, et hetkel juba uut ma sulle küpsetan. Seniks kuniks aga aitäh sulle, näeme peagi!